Ülemiste keskus kutsub sööma. Tänases sööma saates degusteerime erinevaid suppe ja mahlasid. Lähme vaatame. Oi, Mari-Liis, mida sina siin teed? Oi, tšau! Nüüd kokkusattumus. No vot, väga lahe. Kuule, mina proovin siin neid uusi mahlasid. Ja siin on üks minu lemmikmahl ka, mida ma just jõin. Aga hakkame siis pihta. Nii, võtame esimese. Ja võtame esimese. Esimene on siin, see on viinamarja oma. Viinamarja oma. Kuidas tundub? See on selline hea magusapoolne, mõnus. Mandariini oma kindlasti on selline minu kapsaaed. See on hea, see on selline hapukas ja värske, et see mulle väga maitseb. See on minu lemmik, seda ma joon igal hommikul põhimõtteliselt. Ja siin on veel mingi troopika, Need kaks on sellised magusamad, need on sellised hapukamad ja värskemad. Ja see viimane on siis Pirsik ja viinamarja. Väga hea, see on ka väga maitsev. Minu arust need kõik on, kes armastab magusamaid, kes armastab natukene värskemaid ja hapukamaid. Super luks, siit see võlu tulebki ja siis Eesti Lauluks valmistudki siis Don Simoni mahladega, ma saan aru. Ja kui juures hommikul on alati ülihea võtta üks klaas värsket mahla, et see on niisugune minu hommiku algus. Kui ma väga palju kohvi ei joo, et ma ei armasta kohvi juua, siis ma joon mahla. Miks sa täna siia Ülemiste keskusesse oled tulnud? Ma tulin oma uut lugu, Eesti Laulu lugu tutvustama teistele. Ja kes ikka kõige paremini oskab nendest mahladest rääkida kui maaletooja ise? Margus, kas sina oledki see hea tuju maaletooja? No tahaks loota nii selles suhtes, et Don Simon mahlad on ju eestlasi juba ammu nii-öelda köitnud ja tuju heaks teinud ja nüüd siis siin nad on, et proovime neid ja maitseme. Mis neid eriliseks teeb, on tegelikult see, et nad kõik on tehtud pressitud siis värsketest puuviljadest. Siin ei ole kasutatud mitte mingisuguseid lõhna, maitseaineid, suhkrut ei ole lisatud, ehk ongi 100% siis puuvili selles samas pakis sees. Näiteks kui me võtame selle kõige populaarsema apelsinimahla, mis ainukesena hetkel on veel küll vanas pakendis, et uued pakendid on kõik siis nii-öelda 100% taaskäideldavas ilusas pruunis pakendis, muutub ka apelsin kohe varsti. Ja kui rääkida apelsinist, see on nüüd tehase ümber kohe seal nii-öelda Hispaanias korjatud, ta korjatakse ja pressitakse siis nii-öelda maksimaalselt 24 tunni jooksul, pastöriseeritakse hästi kiirelt ja lähebki pakki ja põhimõtteliselt valmis ta ongi. Ma saan kuidagi aru, et midagi sa jätad ikkagi rääkimata. Tegelikult küll jah, et meil on turule nüüd tulnud täiesti uued joogid Don Simoni poolt veel ja kuna eestlased on selline tervisele kaldu rahvast järjest rohkem vaadatakse, mida süüakse, mida juuakse ja väga populaarseks on muutunud ka taimsed joogid, siis Don Simon on välja tulnud ka taimsete jookidega, on siis soojajoogid, on mandli- ja kaerajoogid, nii et need on nüüd siis kaupluste kettidesse üsna pea igale poole saabumas. Viibergi OÜ annab teada, et müügile on saabunud täiesti uus tootegrupp – supipõhjad.
esimesed 2 suppi sellest maitsvast sarjast on Borš ja seeneseljanka. Viibergi kasutab oma toodetes kodumaist toorainet. Uutes suppides on kasutatud ka mõõdukas koguses erinevaid maitseaineid, et anda supiarmastajale mõnus ja meeldejääv maitseelamus. Kuna supi põhjades ei ole lihatooteid kasutatud, siis on need sobilikud ka veganitele. Lihtne, kiire ja mugav valmistada. Siia tuleb lihtsalt lisada ainult vett, eks ole? Hea, kodumaise maitsega, vürtsikas. Täitsa hea oli natuke vürtsikas, päris huvitav. Mingi teistsugune maitse on hoopis siin sees. Mitte nii vürtsikas kui seljanka, aga ka teistsugune maitse. Hea. Uued maitsed toob teieni Farwell. Tulin vaatama, kas Einar on Manhattanit tagasi tulnud. Tuleb välja, et on. Jaa, oi, tere! Nii äge sind näha. Manhattanit tagasi. Jaa, jõudsin tagasi. Milliste rõõmsate uudistega sa sealt tagasi oled? Oi, väga ägedate. Tulen ja näitan sulle kohe. Lähen teisele poole letti. Teen sulle väga mõnusad kokteilid, sellised, et ühe saad sina, ühe saan mina. Ja esimese ehk siis sellise mõnusa kokteili teen nagu just selle mõttega, et arvestades, et on Eesti Vabariigi suur sünnipäev tulemas ja kindlasti paljud tahavad ka väikse klaasi tõsta, siis just see kokteil on tehtud ornitoonikuga ja alkoholivaba džinniga, mis siis nagu, ütleme nii, et ei pea alati jooma alkoholi. Selleks on vaja panna jääd, siis on järgmisena läheb sinna sisse alkoholivaba džinn, siis natukene läheb sinna rosmariinivett, mis annab sellist kerget ürdimaitset juurde ja loomulikult siis põhiasi, milleks on orni Indian toonik, mis on imehea ja tõeliselt värskendav kraam ühe hea kokteili jaoks. Segame selle kõik ka korra läbi. Kaunistuseks paneme ühe rosmariini siia sisse. Ma panen sinna peale vabariigi aastapäevasele kohaselt Eesti rahvuslille rukkilille, mis on ka väga mõnusa toonuse annab sellele kokteilile. Suures plaanis on meie kokteil nüüd valmis. Paneme selle siia ja paneme natukene siukest puru ka juurde, siis oleks nagu rukki põllu peal ja naudiksid oma alkoholivaba džinntoonikut. Ega siis midagi, kokteil on nii ilus, et ei julgegi juua, aga kuna on tulemas vabariigi aastapäev, sõbrapäev, mis veel vastlapäev. Jah, kõik päevad ritta, nii et rahulikku pühasi teile kõigile. Eesti Grilliliit ja Weber soovitavad. Grillime terviseks iga ilmaga. Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Raido Mets. Rõdul võib kasutada gaasi- ja elektrigrilli, kui selle kasutamisel järgitakse kasutusjuhendit. Rõdul oli ja on keelatud kasutada puidu- ja grillsöega töötavaid grillimisseadmeid, mida reguleerib ka 2010. aastal kinnitatud siseministri määrus number 40. Küttekolde välise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded. Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Sandra Tammiksaar. Tahkel kütusel töötavad grillseadmed on rõdul välistatud. Rõdul grillimiseks sobib kas gaasi- või elektrigrill juhul, kui seda lubab seadme kasutusjuhend. Ka siis tuleb järgida kasutusjuhendis ette nähtud nõudeid. Näiteks, kui kaugel peab olema seade põlevast materjalist nagu puitseinast. Lisaks tuleb grillimisel käepärast hoida piisavalt esmaseid tulekustutusvahendeid. Grillija peab arvestama, et kui söegrilli saab kontrolli all hoida veepudeliga, siis rasva veega kustutada ei tohi. Eriti muidugi elektrigrilli puhul. Rasvapõlengu kustutamiseks on sobilikud tuletekk ja spetsiaalne rasvakustuti. Korteriühistu saab oma põhikirjaga vaid kehtivat õigust täpsustada,
mitte kehtestada uusi norme, nagu näiteks grillimise või suitsetamise keeld rõdul. Pole teada, et mõni korteriühistu rõdul grillimist oma põhikirjaga oleks reguleerinud ja kui on, ei pruugi see olla õiguspärane, juhul kui ei ole kooskõlas kehtivate seadustega. Kusjuures elektri- ja gaasigrillide kasutamist kehtiv õigus ei reguleeri. Grillime terviseks iga ilmaga. Ülemiste keskus kutsub sööma. Ülemiste keskus kutsub sööma. Sõidame sööma Škodaga. Rakverre on alati mõnus tulla, sest siinsed maitseelamused viivad keele alla. Oi, kes siin ringi jalutab? Kui mu mälu nüüd ei peta, et siis seal taamal on Rakvere linnapea Triin Varek. Lähme püüame kinni. Rakvere linnapea on linnapeale lastud. Tervist! Tervist, külalised Tallinnast! Tere tulemast Rakveresse, rõõm näha! Kuidas nende toidukohtadega siin on, et kas ikka kõhu saab täis? Kindlasti saab kõhu täis, et Rakveres on väga palju erinevaid toidukohti, et mille üle on siiras hea meel. Et on tulnud juurde meil just nüüd viimase paari kuuga mõned uued kohad. Kahjuks ei ole igale poole veel ise jõudnud, aga kindlasti on lähiajal plaanis ja kesklinnas on tõesti väga palju erinevaid kohti, kus on võimalus valida nii päevapakkumisi kui õhtul mõnusalt aega veeta. Aga jõudu ja jaksu teile! Suur aitäh ja teile head isu! Saade sööma on jõudnud Rakvere vanimasse söögikohta, mil nimeks Berliini Trahter. Berliini Trahterist räägitakse esimest korda aastast 1868, kuid sellel ajal oli siin selline väikene puust majakene, mis vist minu teada maha põles. Ja ka see maja, kus me praegu viibime, on ehitatud 1889 ja just Berliini Trahteri tarbeks. Kui me 1997. aastal alustasime koos praeguse majaomaniku Tõnu Läänemetsaga selle koha restaureerimist, taastamist, siis ei olnud üldse kahtlustki, mis selle koha nimeks saab. Berliini Trachteris me pöörame rõhku kõige rohkem toidu maitsele. Otse loomulikult ka toidu välimusele ja portsu suurusele, et siit ära minnes ei jää mitte kellelgi kõht tühjaks.
Selle koha nimi on küll Berliini Trachter, kuid saksa köögiga siin väga palju tegemist ei ole. Meie köök on pigem rahvusvaheline ja hõlmab nii-öelda nagu eri maitseid. Näiteks me ei saa oma menüüst välja võtta Borschi, sest inimesed väga tahavad seda. Samas on ka meil selline schnitzel, ja mis on siis võib-olla austriapärane, et loomafilee on, mis peab olema, kitsejuustusalat peab olema ja kui me täna räägime nii-öelda taimetoitudest aina rohkem, siis tavalise burgeri kõrval on ka meil väga maitsev mahlakas kitsejuustuburger. Silmaga vaadates mahub siia ära vist üle 100 inimese, kas siin vahest tantsuks ka läheb? Oi, siin läheb üpris tihti tantsuks, et meil ikka talveperioodil on ikka iga nädal keegi esineb, kas siis tantsuks või lihtsalt, näiteks eelmine nädal oli meile Henrik Salsaller ja tulemas on Tanja, et ikka toimub küll. Kui ma nüüd olen selle suure portsu ära söönud, kas ma siis suu ka magusaks saan? Ühe heale magustoidule leidub alati ruumi ja Berliini Trachteri külastajate lemmikud on soe šokolaadikook vaniljajäätisega ja crème brûlée. Need on ka 2 asja, mis on meil menüüs olnud algusest peale ja ilmselt kestavad aegade lõpuni. Aga mina pean üles tunnistama, et mina olen üks suur jäätissõber. Kas siin jäätis ka pakutakse? Oo jaa, need, kes Berliini Trachteri pistaatsia, kohvi ja maasikamaitselist käsitööjäätiseid on maitsenud, on ikka ütelda, et need on maailma parimad ja tulevad ikka ja alati tagasi jäätist maiustama. Mainisite, et portsud on suured, et igal juhul saab siin kõhu täis, kuid ma tean, et ise olete ju suur taimetoidu armastaja, ehk et siis kas menüüs on ka veganlastele midagi? Ja mina liha kala ei söö, nii et ka sellest johtuvalt on võib-olla Berliini Trachteris pööratud rohkem ka tähelepanu taimetoitudele, kuid meie menüüs leidub ka vegantoitusid. Aga nüüd oleme üles leidnud Rakvere 2 kõige uhkemat restorani. 1 on Fresco ja teiseks Fiore. Mulle küll tundub, et ma olen sattunud siin Rakveres kõige värskemasse restorani. Anni? Sul on õigus. Meie pererestoran Fresco, mis siis itaalia keeles tähendab värsket, on tõesti selline, kus me proovime vastavalt hooajale kasutada siis võimalikult värskeid tooraineid. Meie toit on alati maitsev ja näeb hästi värske välja. Me kasutame hästi palju värskeid ürte oma toitudes ja meie menüü on hästi selline rikkalik. Siit leiab iga külastaja midagi oma maitsele. Siia on oodatud just meie külastajad, kes puhkavad siin lastega. Meie menüüs on esindatud hästi paljud maailmaköögid. Jaapanist leiab sushit, Itaaliast on meil pizzad, pastad, kohalikust toorainest on meil Peipsi 2 kala supp ja Ukraina borš. Kuhu jäävad magustoidud? Magustoidud leiab tavaliselt menüü viimaselt lehelt ja meie pakume oma pererestoranis juustukooki ahjuõuna jäätisega ja meie peakoka välja töötatud natukese salajase retseptiga lillepotti. Meil on menüüs väga palju erinevaid värskeid alkoholivabu kokteile, samuti smuutisid ja on võimalik ka tellida erinevate variatsioonidega värskeid mahlu. Kas see puuviljavaagen siin minu ees, et kas see on päris või on butafooriaga tegemist? See on päris, ole lahke. Nii et see on nagu kirst tordil praegu. Ja need viinamarjad siin ei ole hapud, vaid magusad. Kuna Rakvere sai endale nii uhke ja ilusa juba 11 aastat tagasi spa-hotelli,
siis meie kliendid hindavad ennekõike kvaliteetset teenuseid, kvaliteetset spa-teenust, hotelliteenust ja tahtsime tookord juba pakkuda väga kvaliteetset restoraniteenust samuti. Ja restorani nimi on Fiore ehk et tõlkes tähendab lille, nii nagu ka peakoka perekonnanimi. Jah, nii õnneks on, et iga peakoka unistus on omale oma restoran saada, et mina ei pidanud seda ise tegema, vaid sain enda nimelise restorani juba varakult kätte. Ja, me oleme menüüs arvestanud nagu ikka, erinevaid maitseid. Meil on eestimaisest toorainest, kasutame Peipsi järvest püütud kala, Eestimaa lihaveist, eestimaist leivast teeme magustoitu, eestimaised juustud on ja nüüd uue trendina, kuna kõik lähevad taimetoidu peale ka väga üle, siis oleme kokku pannud väga ilusa taimetoidu menüü rikkaliku. Joogikaart on meil hästi pikk, seal on väga erinevatest kohtadest, erinevatest maadest väga head veinid valitud ja meil on meie sommeleed ja restorani teenindusjuhid on selle kokku pannud vastavalt meie toitudele loomulikult. Alati, kui toitude testimine on, siis me proovime ka veini. Täna sa valmistasid 2 eelrooga. Mida need sisaldasid? Esimese eelroa ma tegin suitsuangerjast, mille serveerisin mädarõika hapukorrekreemiga. Sinna läks veel vutimuna, marineeritud sibul, gluteenivaba saiakrõps ja natuke rohelist ürdipuru ja kalamarja, siiamari oli seal. Teine eelroog oli marineeritud lõhe ja õrnsoolatud siig, mille serveerisin marineeritud õunaga ja seal oli ka saiatsipsi ja rukola majonees. Pearoana ma täna valmistasin, kõigepealt oli Peipsi järve koha, peterselli juurekreemiga, kuhu lisasin mandelkartulit, praadisin veidi. Tegime siidrist ja võist kastme ja mõned köögiviljad lisandiks ja siis teine pearoog on talle carré, ürtidega maitsestatud, ahjus küpsetasime ära, Peipsi sibulast tegime sinna röstisime, tegime kreemi ja mõned ürdid, lehtkapsas ja punaviinikaste. Kas magustoitudest ka räägime? Jaa, magustoitudest räägime nii, et meil on, ise teeme jätseid, oleme teinud leivamagustoitu, kus me kasutame kaljavirde kontsentraadist, teeme jäätist, teeme leivavahtu, siis on meil igasuguseid mosseesi ehk kreemid ja kõige, mis on algusest peale kõige populaarsem muidugi on šokolaadifondant, et ma tahaks võib-olla selle ära võtta, aga ma pole ei saanud, sest inimesed ei lase. Linnapea räägitakse, et see restoran olla kõige uhkem ja stiilsem siin Rakveres. No jah, nii nad räägivad ja ma loodan, et see nii on ka. Selline see Rakvere saade saigi. Aitäh Škoda Tallinnale, kes meid siia Rakvere sõidutas. Kohtume juba järgmises saates. Häid maitseelamusi!